et kõige olulisem aspekt investeerimisega tegelemisel just pikaajaliselt on siis see enda miks. Ehk kui inimesel ei ole sisemist motivatsiooni, ta ei saa aru, miks investeerimisega tegeleda, siis tegelikult see väga kaua ei kesta. Tere tulemast kuulama MTÜKi podcasti aprillikuist episoodi. Täna me räägime rahatarkusest, rahaga toimetulemisest ja investeerimisest. Ja selle puhul oleme kutsunud ka külla oma ala eksperdi. Tere tulemast, Kristjan Liivamägi. Tere! Mõtlesime kohe alustada küsimusega, et miks üldse tasub investeerida? Ma siis astun veel sammu võrra kaugemale, ütlen, et tegelikult investeerimine lihtsalt on üks vahend või tööriist selleks, et elada ägedat elu. Nii et küsiks vastu, et kui inimesed tahavad elada ägedat elu, siis investeerimine või rahatargad otsused on need, mis aitavad sul elada seda elu, mida sa soovid elada. Vähemalt kapitalistlikus ühiskonnas on niimoodi. Ehk siis väga raske on nagu elada elu, kus rahaga üldse kokku ei puutu, ehk siis kui te ostate poest saia, piima, leiba või soovite endale autot osta või rentida, siis paratamatult tuleb sellest välja käia raha. Nii et ütleme, rahatarkus, rahaga seotud teemad, sealhulgas investeerimine on lihtsalt see üks pusletükk, mis aitab kogu selle ägeda elu kokku panna. Kas sa ütleksid, et siis peamiseks motiveerivaks faktoriks peakski inimestel olema see, et nad saaksid elada täpselt sellist elu, nagu nad ise tahavad? Või mida sa arvad, kui inimestel näiteks ei ole sellist kindlat sihti ja suurt motivatsiooni, mis neid motiveeriks igakuiselt, iga-aastaselt, igapäevaselt sellele mõtlema ja investeerimisega tegelema, et siis kust saada nagu seda kindlat, tugevat motivatsiooni? Ma olen sinuga selles mõttes nõus ja ka erinevad teadusuuringud, mida ma ise olen läbi viinud, jõuavad otsapidi ringiga tagasi sinna, et kõige olulisem aspekt investeerimisega tegelemisel just pikaajaliselt on siis see enda miks. Ehk kui inimesel ei ole sisemist motivatsiooni, ta ei saa aru, miks investeerimisega tegeleda, siis tegelikult see väga kaua ei kesta. Ehk siis kui tuleb inimesel siuke impulss lihtsalt, et sõbranna investeerib või ma ei tea, loengus õppejõud rääkis investeerimist, tore, tegelen, siis tavaliselt see lõpeb sama kiiresti, kui see algas. Ehk siis investeerimise puhul ülioluline on ise aru saada, mis on sinu eesmärk ja miks sa seda teed. Ja mina võin täitsa ausalt öelda noore tudengina, tavaliselt need miksid tulevad alati siuksest eluvalust. Mina võin, minu teekond selles mõttes investeerimisega tegelemiseni süstemaatiliselt oligi läbi selle valus elukogemuse. Ehk siis mina alustasin oma tööalast karjääri aastal 2009. Olles esiteks valinud vale eriala ülikoolis bakalaureuse kraadi õppides, mis tähendas seda, et ma pidin magistratuuri minnes, ma vahetasin nii eriala, karjääri kui ka siis ülikoolis seda suunda, mis ma õppisin, ehk ma läksin logistika pealt majanduse peale. Ja minu valu oligi sellest, et ma ka olin saritöö intervjuude käia, mitte keegi mind tööle ei tahtnud, sest mul puudus erialane kogemus finantsvaldkonnas, lisaks oli finantskriis, ehk siis noorte tööpuudus oli umbes 24%, mis tähendas seda, et iga 4. noor, kes soovis tööd leida, ei saanud tööle või oli töötu. Mina olen nende hulgas. Ja siis ma sain aru, et tegelikult see, mis mulle on koolis õpetatud 12 aastat, see, mis mulle ülikoolis õpetati, päris elus ei kehti. Ja ma pean tegema midagi teistmoodi. Ja ma mäletan see valu, mis minusse sisse jäi, kui ma pärast ka tööle sain, et kui raske see kõik oli. Siis ma sain aru, et sõltuda ainult ühest tööandjast ja olla töötu on niivõrd ebameeldiv, et ma ei taha mitte kunagi sellist elu elada. See minu jaoks on äge elu. Ja siis ma hakkasin kuulima, et mis on need võimalused, kuidas mul on võimalik ise juhtida, ise otsustada ja ise sõltuda sellest, mis ma teen. Ja siis ma jõudsingi investeerimiseni, sest investeerimine annab mõnes mõttes tööandjast või kõikidest teistest osapooltest sõltumatu viisi sissetulekut teenida, et laenud ja võlakirjad maksavad sulle intresse, aktsiad maksavad sulle dividende, kinnisvara maksab sulle üüritulu ja need on sõltumatud sellest, mis tööandja teeb. Ja mind see idee väga paelus. Mulle ülikoolis keegi kunagi praktilisel viisil ei olnud seda selgitanud, aga siis, kui ma selle maailma avastasin, siis mind nii paelus see, sest ma arvan, et see minu miks oli olla sõltumatu. Olla, kuidas öeldes, vaba ja elada siukest elu, nagu mina tahan, mitte nii, nagu keegi mulle ette kirjutab.
Et sa tegid ise endale selgeks siis kogu selle investeerimismaailma suures pildis? Jah, läbi vigade suuresti, aga jah, ma pidin selle ise kõik selgeks tegema. Aga mis vigu sa tegid täpselt? Väga palju vigu. Kõik need klassikalised vead alates siis sellest, et või ma võingi öelda, et kui ma investeerima hakkasin, see teekond, kuidas see oli, et see oli aastal 2006 oli esimesed investeeringud, ehk siis suurusjärgus 20 aastat tagasi, mäletan ülikooli esimestel kursustel. Ma ei saa mitte midagi aru, mida ma teen, aga ma sain aru, et Eestis inflatsioon on nii kõrge, et raha kaotab lihtsalt ostujõudu. Seega midagi ma tegema. Siis ei olnud ei AI-d, ei Google'it ega midagi muud, et sa pidi internetis päriselt nagu palju vaeva nägema raamatukogus, et aru saada, mis on üldse võimalused. Ja siis ma jõudsin investeerimise juurde, aktsiate juurde ja hakkasin siis erinevaid väärtpabereid ostma. Aktsiatest alustasin. Esimesed paar aastat oli tõus väga kiire, see oli majanduskasv, tegelikult oli majandusbuum. Ja mäletan seda hetke, kus mingil hetkel investeerides mul nüüd kuus teenisin 10 000 Eesti krooni. See 640 €, see täna võib-olla ei tundu väga palju, aga see oli sellel aja hetkel Eesti keskmine palk. Ja ma mäletan, vaatasin kursaõdesid ja kursavendasid, kes käisid tööl. Ma ise tegelesin spordiga, et sealt tuli nagu siis see raha, et aga ma nagu tööl otseselt ei saanud täiskohaga käia ülikooli kõrvalt. Ja siis ma küsin, mis te käite seal tööl, et täiesti mõttetut, ma teenin sama raha nagu siin lihtsalt aktsiatega ja ma ei pea midagi tegema, et mõttetut on palgatööl käia. Siis nad vaatasid ja imestasid, et kuidas see elu siuke niimoodi on, aga siis keegi nagu nutikam või targem, tavaliselt kursajad olid targemad. Need ütlesid, et see on lihtsalt ajutine, et ühel hetkel see võib liikuda ka teisest suunas. Ma ütlesin, ole rahulik, ma tean, mis ma teen. Ja siis läks paar aastat mööda, tuli aasta 2008 globaalne finantskriis, Ameerikast läks pihta, jõudis Euroopasse, Eestisse 1,5 aastat lihtsalt turud langesid. Ja lihtsalt konteksti loomiseks, et need ei ole need langused, mida me näeme siin praegu Donald Trumpi tweetide peale, kus siis turg langeb 5% või paar protsenti. See pole isegi koroonapandeemia langusega, mis oli 30% võrreldav. See oli see, kus Tallinna börs langes pea 70-80%. Ameerika SP500 indeks, laiapõhjaline indeks kukkus üle 55%. Tallinna korterite hinnad kukkusid pooleks. Ehk siis pool Tallinna korteri väärtusest läks. Tänane põlvkond, noor põlvkond, kujutage ette, kuidas on võimalik, et sa ostad korteri Tallinnasse 200 000 € ja 2 aasta pärast on see väärt 100 000 € ja sul on vaja kodulaenu maksta veel, mille jääk on 150 000. Sa oled vee all. See oli reaalsus Tallinnas, Tartus ja mujal Eestis. Ehk siis see protsess õpetas mulle päris kiiresti, ma tegin seal väga palju vigu. Nii käitumusliku rahanduse vaatenurgast, klassikalised esindusviga, ehk siis ma arvasin, et see tõus jääb igavesti kestma, seetõttu ma olin pime uue informatsiooni osas, ma olin ankurdatud enda nagu mõtete külge, ma ei võtnud uut informatsiooni adekvaatselt arvesse. Lisaks klassikaline dispositsiooniefekt, ehk siis kaotavaid positsioone ma ei olnud nõus müüma, sest ma ju lugesin sellest paarist raamatust, mis ma sain sealt kätte, et osta ja hoia. Ja siis ma hoidsin neid positsioone, kuni need olid 90% vee all ja mõtlesin, et okei, et kuidas see nüüd niimoodi läks. Ehk neid vigu ma tegin väga-väga palju. Aga see oli ka see koht, ma ütlen tagantjärgi tark olles, ma olen õnnelik, et see tuli nii kiiresti ja see tuli väikeste summadega, sest siis ma sain aru, et ma ei saa mitte midagi aru ja ma pean nüüd hoopis teisel viisil lähenema investeerimisel. Ja kõige selle finantskriisi käigus sul säilis ikka motivatsioon sellega edasi tegeleda ja kas sul tekkis ka selliseid momente, et sa mõtlesid, et aga nüüd ma lõpetangi selle jama ära ja ma ei mäleta, et ma kordagi oleks mõelnud selle peale, et ma ei tegele sellega. Ma saan aru, see ei olegi väga ratsionaalne, sest tegelikult sellises olukorras tahaks ju käega lüüa öelda, et see ei toimi. Aga mul tõenäoliselt oli see sügaval, see miks oli nii valusalt, see tööjõuturg oli õpetanud. Õigemini see roosa maailm, mis mulle maaliti koolis ja mille ma tegelikult ise endale lõin selle roosa mulli, see kukkus nii valusalt kokku, et ma sain aru, et ma pean hoopis teistmoodi oma elu üles ehitama. Ehk siis, kui sul räägitakse koolis 12 aastat, Kristjan, õpi ained selgeks, siis sa saad head hinded. Kui sa saad head hinded, siis saad järgmisse klassi. Kui sa saad järgmisse klassi, siis sa lõpuks lõpetad kooli ära. Kui sa lõpuks lõpetad kooli ära, siis sa saad minna ülikooli eriala õppima. Kui sul ülikooli eriala on selge, siis sa saad minna tööle. Ja kui sa oled tööl, siis sa saad 45 aastat töötada ja siis minna pensionile. Ja see ongi see, mis sinu elu on, kui sa teed kõike hästi. Ja ma uskusin seda. Uskusin liiga palju.
Ja siis, kui ma päris tööjõuturul läksin, siis ma sain aru, et see asi käib hoopis teistmoodi. Ma millegipärast mul oli roosa illusioon, et kui ma lähen tööle, siis tööandja hoolib must, siis tööandja vastutab minu heaolu eest ja siis ta hoiab mind tööl, maksab mulle iga aasta kõrgemat palka ja mul on see mõnus, tore ja soe olla. Ja kui ma tööle läksin, siis ma sain litaki nagu sisuliselt vastan nägu või külma veega külm dušš kohe. Niimoodi see ei ole. Ja see on ikkagi tööjõuturg, kus siis ka ettevõtja otsustab, keda ta tahab ja ta võtabki endale parimad talendid. Ja kui sa ei ole parim, siis sind ei hoita, see on niisama. Et see oli päris karm reaalsus ja ma arvan, et ju siis noorele poisile oli vaja seda reaalsust, sest ta ei olnud vist reaalse maailmaga ennem sellisel viisil kokku puutunud. Aga kui me räägime veel nendest investeerimise miksidest või sellest motivatsioonist, et seda nagu järjepidevalt teha, et siis kas sul on mingisugune mõttetera nagu noorele inimesele, kes võib-olla ei suuda või ei pea vajalikuks, et mõelda nii kaugele nagu 20 või 30 aasta pärast, et väga paljud noored lihtsalt mõtlevad hetkele, et mul on see raha ja ma saan seda kasutada, aga et miks oleks või kuidas ikkagi nad panna nagu sellele mõttekäigule, et on ka vaja mõelda nagu pikemale perspektiivile ja suuremale pildile. Ma olen nõus sellega, et noorele sa mõtledki selles hetkes sellele olukorrale ja ma arvan, et see on väga okei. Tegelikult ei peagi ja ma arvan, et inimesed ei suudagi, eriti noored, mõelda selle peale, et mis saab 20, 30 või 40 aasta pärast. Mina ka ei suuda ette mõelda, mis ma pensioni ajal teen. Aga ma arvan, noorena tegelikult üks soovitus, mis mul oleks noorele Kristjanile, et see investeerimise pool on, ma saan aru, see on populaarne, see on üks võimalus, üks viis. Aga ma tegelikult astuks veel sammu tagasi ja ütleks, et on ka palju teisi võimalusi. Ja noorena, ka puht matemaatiliselt ma võin selle loogika lahti selgitada, aga ma ütlen ausalt, noorena mina keskenduksin ja paneksin kogu oma energia ja fookuse, mitte investeerimisele, vaid oma teadmiste, oskuste ja kompetentside suurendamisele, mis tõstavad sinu väärtust nii tööandja silmis, aga ka ühiskonna silmis või ka miks mitte ettevõtjana, tulevasena ettevõtjana. Ja see tulu, mis sealt tuleb, on oluliselt suurem, kordades, 10 kordades suurem, kui investeerimisega või muul viisil on võimalik teenida. Plus sellel on üks suur pluss, et investeerimises on võimalik triljoneid dollareid päevas nagu turgudelt ära pühkida niimoodi ühe tweetiga, kui Donald Trump seda teeb. Ja seda te ei kontrolli. Aga teie teadmisi, mida te omandate, ei saa mitte keegi, mitte kunagi teilt ära võtta. Teie raha on võimalik teil võtta sunniviisiliselt ka teie käest ära. Aga teie teadmisi ei saa mitte keegi mitte kunagi teilt ära võtta. Ehk see oleks see, millele ma päriselt keskenduks. Oma tulude suurendamine. Ja ma saangi aru, et kui sul jääb iga kuu tudengina näiteks 10 eurot või 20 eurot või 50 eurot üle, see tundub nii demotiveeriv tegeleda investeerimisega. Ja ausalt, et sellises kohas ma isegi küsikski, et miks mu tulud nii väiksed on. Ja hakkaks otsima võimalusi, kuidas tulusid suurendada, et jääks üle 500 eurot kuus. Ja võt siis on investeerimine ka palju lõbusam. Ehk siis üks müüt või vale arusaam, mida ma olen ka näinud tudengitelt, kes just gümnaasiumist tulevad, nendel on arvamus, et investeerimine teeb nad rikkaks. Investeerimine ei ole võlupits, mis kedagi rikkaks teeb. Investeerimine on vahend ja tööriist, mis aitab sul enda jõukust säilitada ja kasvatada. Keskmine oodatav tootlus aktsiatel on 10% aastas. See ei ole kiirtee rikkusesse. Küll aga ta aitab su jõukust väga hästi säilitada, kui sul on seda rikkus juba olemas. Nüüd on küsimus see, et kuidas see rikkus saada. Vaat see on keeruline. Väga hea vastus. Jah, ehk siis lisaks nagu raha investeerimisele tuleb mõelda ka investeerimisele iseendasse ja teadmistesse ja et kõik see tasub ka hiljem ära. Aga kuidas sa suhtud näiteks õppelaenu? Kas on võimalik seda iga hinna eest, või on mõtet seda iga hinna eest vältida või mis sa õppelaenust arvad? Ma olen õppelaen ja kõik teised erinevad laenutooted on vahend ja viis, kuidas mingisuguseid otsuseid elus teha või mingid eesmärke ellu viia. Ja nüüd see, kas õppelaenu kasutada või teisi laenutooteid kasutada, sõltubki sellest, mis on teie eesmärk ja mis on teie riskitaluvus. Ma arvan, üks inimene võib selle õppelaenuga
väga edukalt kasvatad oma teadmisi, kust tuleb väga palju raha, teine inimene lihtsalt tarbib selle ära ja tegelikult seda annab finantsiline koorem. Ehk siis ma mõtestaks seda nagu tudengi vaataja nurgast lahti just selliselt, et sul on hea laen ja sul on halb laen. Hea laen on laen, millel on madal krediidikulukuse määr või ütleme madal intress, võtaks alla alla 5% intress, mille kasutamine aitab kas suurendada sul varasid või oma teadmisi, mis toovad sulle tulevikus sissetulekut. Nii, kui sa õppelaenuga suudad seda teha, siis ma arvan, et õppelaen on väga hea laen ja seda on mõistlik kasutada. Ehk siis, kui sa õppelaenuga suudad minu poolest kas või finantseerida oma elamiskulusid selleks, et omandada ülikoolis teadmised, mis aitavad sul tõsta sinu sissetulekut või kompetentsi tööjõuturul, mille eest makstakse sulle rohkem raha, ma arvan, see on väga hea investeering. Või ma tean, mõned kasutavad õppelaenuga investeeringute tegemisel, seal see matemaatika on selles mõttes lihtne, et kui sa võtad, minu arust õppelaen on, mis ta on siis Euribor plus 2% või? Mingi selline suurusjärk vist peaks olema. Ehk siis, kui sa laenad tänasel hetkel turult 4% intressiga, võtad õppelaenu ja sul on võimalik see väga madala riskiga investeerida, too lihtsalt näite, see kindlasti ei ole nüüd investeerimissoovitus, aga mida mina siis noore tudengina võib teeks, on see, et kui ma laenan 4% intressiga õppelaenu ja paneks sellele LHV võlakirja, mis maksab mulle 10% intressi, siis minu jaoks see oleks täitsa nagu mõistliku riskitulu suhtega investeering, sest LHV intressid maksavad siis tagasi minu õppelaenu intressi ja natukene ka põhiosa ja ma sisuliselt loon või tekitan endale vara juurde. Ehk siis, kui te suudate laenuga teha sellist momenti, ehk siis suurendada oma varasid või tõstva oma kompetentsi, mis toovad teile lisa sissetulekut, siis ma arvan, et see on hea laen ja seda oleks mõistlik kasutada. Enamus laenutooted kahjuks seda ei tee, ehk siis need on need nii-öelda halvad laenud. Ehk siis kõrge intressiga või kõrge krediidikulukuse määraga, mida kasutatakse elustiili kulude finantseerimiseks. Ma ei tea, tegelikult ka auto ostmine laenuga on päris kalli hinnaga tuleviku arvelt laenamine. Jah, see võib lühiajaliselt pakkuda ägedat emotsiooni ja ma saan aru, ka kursavennad, kursaed vaatavad, äge auto sul. Aga see kulu, mida sa iga kuu maksad, on päris valus, päris kõrge ja selle tõttu jääb sul midagi tegemata. Ehk siis minu jaoks igasugused järelmaksud kõrge intressimääraga, need on halvad laenud, mis ei suurenda minu jõukust ja tegelikult ei anna mulle ka teadmisi, kuidas oma sissetulekut suurendada. Ehk siis kõik tuleb läbi kalkuleerida ja hästi läbi mõelda ja välja arvutada, enne kui mingeid selliseid otsuseid teha. Jah, ma ütleks niimoodi, et see kalkuleerimine, tean, TTÜs on väga suur hulk inimesi, kelle meeldivad numbrid ja kes tahavad arvutada. Aga päris elu on rohkemat kui numbrid, päris elu on rohkemat kui Excel. Ja on ka päris palju inimesi, kelle numbrid absoluutselt ei meeldi. Ja ma ütlen, et tegelikult lahendus on lihtsam. Kui sa mõtled nagu enda jaoks läbi, kontrolli küsimus, kas see laen suurendab mu sissetulekuid või varasid või see on elustiili kulude finantseerimine. Tegelikult pole vaja midagi hakata arvutama ka. Lihtsalt see kontrolli küsimus ja sul juba nagu see mõtteviis hakkab muutuma. Ja kellele meeldib arvutada, siis muidugi saab Excelist kõik need asjad välja arvutada. Aga mis on üks rahaharjumus, mida sa soovitaksid tudengile, millega peaks alustama võimalikult vara, kas või homme või täna? Ma arvan, et üks rahaharjumus, mida ma soovitaks tudengile, tegelikult soovitaks enamus inimestele, on see, et see mõtteviis, et elada natukene alla oma võimete. Ehk siis su sissetulekud on kogu aeg suuremad kui väljaminekud. See on see mõtteviis, kui sa niimoodi toimetad, siis sul on alati väikene säästupuhver, sul on alati turvavõrk olemas ja sul on alati nagu teadmine, et sa liigud õiges suunas. See hetk, kui sa hakkad elama tuleviku arvelt, ehk mõtled, küll mul tulevikus sissetulekud suurenevad ja ma võtan praegu laenu ette ära. See on päris kiire tee väga rasketesse elulistesse olukordadesse, kust välja tulla on oluliselt raskem, sellepärast, et sa mitte ainult ei pea sinna 0 punkti tagasi saama, vaid sa pead maksma ka need intressid ära, mis kumuleeruvad. Lihtsalt taustaks, et siin TTÜs käies ja ma kujutan ette, et teil võib jääda selline tunne, et räägitakse söögi alla, söögi peale investeerimisest ja rahatarkusest ja kõik on väga targad, nutikad, kalkuleerivad, möllavad, teevad. Eestis on üle 100 000 võlgnikku. See on peaaegu 10% elanikkonnast, kellel on võlad
ja kellel on võlad, mis on halvad võlad, millest on välja saada väga keeruline. Ja karm reaalsus on ka see, et päris palju noori, ennem kui nad hakkavad investeerima või selle juurde jõuavad, nad võtavad endale peale laenu, liisingu, järelmaksu või mingi muu kohustuse, mis viib nad juba mõnes mõttes sinna allakäigu spiraali, kust välja saamida on väga keeruline. Ja siis on ka väga lihtne öelda, et mul ei ole raha, et investeerida. Sul ei olegi raha, sest kogu see raha läheb nende kulude katmiseks. Nii et ma arvan, see mõtteviis, mis mind on väga palju aidanud ja ma näen ka kõrvalt edukad inimesed, sealhulgas multimiljonärid. See mõtteviis on alati see, et ela natukene alla oma võimete. Ja kui sa tahad seda jahti endale osta ja sa tahad endale Ferrarit ja tahad Porschet, see kõik on okei. Pane see eesmärk endale kirja ja leia viis, kuidas suurendada sissetulekuid, nii et see Porsche ei mõjuta sinu elamiskulusid. Kas sa tunned, et sina ise tudengina olid juba sellel mõtteviisil või sa pigem jõudsid alles peale ülikooli aega ja peale oma neid vigu siis selleni, et peaks elama natukene alla oma võimete? Mina käisin seda teed rasket läbi. Ehk siis mul kahjuks ei olnud seda mõtteviisi ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks ma ülikoolis need teemasid räägin või ka ühiskonnas räägin. Tavaliselt on ikka see nii-öelda enda see valu. Ma ei arvanud kunagi, et minust saab õpetaja või õppejõud, veel vähem ma ei arvanud, et ma midagi rahatarkusega kuidagi seotud olen. Aga mul siiamaani on nagu see tunne sees, et see teemat ma oleks nii väga tahtnud, et mul oleks räägitud koolis, ülikoolis, kas bakalauruses või magistratuuris või äärmisel juhul siis doktorantuuris, aga et keegi oleks rääkinud, et kuule, Kristjan, siin on lihtsalt 5 põhimõtet. Tee neid asju. Ülikoolis bakalauruses ma sain mingi 1,5 aastat või 2 aastat räägite mulle füüsikast, keemiast, matemaatilisest analüüsist, lineaaralgebrast. Ma oskasin võtma mingid mitmekordsed integraalid, tuletisi, ülikeerulisi matemaatilisi võrrandeid lahendada. Aga ma ei osanud välja arvutada krediidikulukuse määra, mida mulle elus päriselt vaja on. Ma ei teadnud, kuidas käib kodulaenu võtmine. Ma ei teadnud, et on olemas erinevad laenutooted. Ma ei teadnud mitte midagi kindlustusest. Ma läksin ellu, ma ütleks nagu elukauge matemaatika nohik, kes lihtsalt ei saa elus hakkama, sest talle on õpetatud hoopis teist asja. Ja ma ise siiamaani tunnen, et see on tegelikult vale. Et need kõrgemat matemaatikat võib hea meelega õpetada ülikoolis, aga siis, kui baasasjad on selged. Et muidu pole sellega mitte midagi peale hakata. Kas sa tunned, et ülikooli hariduses minnakse siis juba või ka võib-olla gümnaasiumihariduses, et minnakse juba rohkem selles suunas, et oleks noortel rohkem seda rahatarkust või sa pigem ikkagi tunned või oled näinud, et pigem ikka minnakse selle sama suunaga, nagu mindi siis, ma ei tea, 10-20 aastat tagasi, kus öeldigi, et käi koolis, käi ülikoolis, mine tööle ja siis saad pensionile kunagi? Ma arvan, et asjad on läinud oluliselt paremaks, et me näeme, et juba riiklikes õppekavadesse rahatarkus sisse integreeritud nii matemaatikasse, ühiskonnaõpetusse kui eraldi ainetena. Mul on hea meel, et kohati ka lausa lapse vanemad kooli käest küsivad ja nõuavad, et oleks rahatarkuse kursused. Ja ka noorem põlvkond küsib seda ja see on väga äge, sest siis hakkavad need asjad muutuma. Ülikooli osas ma ei tea, kas asi on paremaks läinud, seda võiksite te mulle öelda, kas see asi on paremaks läinud, aga ma tean, et siuksed ained nagu eraisiku rahandus minul mitte kunagi ei olnud. Ja ma arvan, see eraisiku rahanduse kursuse sünd, mida me Tõni ja Tarvoga koos anname ülikoolis vaba ainele, siis ma arvan, see võtab väga hästi kokku selle, kuidas on siis, mitte nüüd paha pärast, aga ma arvan, terve akadeemiline maailm versus reaalne maailm. Hea näide oli see, et kui me Tõni ja Tarvoga see oli mingi 6-7 aastat tagasi käisime välja idee, et võiks olla ülikoolis selline eriala või aine nagu eraisiku rahandus. Et räägime inimestele praktiliselt neid elulisi asju, mida meile kunagi ei räägitud. Siis selle peale ülikoolis öeldus, et seda ei ole vaja, sellepärast, et kõik inimesed on juba nii targad, et neil ei ole vaja selgitada, mis on need laenutooted, kuidas toimib kindlustus, kuidas eelarvet jälgida. Kõik oskavad arvutada, seda õpetati juba 4.-5. klassis. Siis me ütlesime, et jaa, me saame aru, aga päris elu kogemused näitavad hoopis midagi muud. Ülikool oli teisele arvamusel. Siis me ütlesime, et me teeme ise vabast ajast seda.
tegimegi panime plakatid ülikooli peale, kes tahab eraisiku rahanduskursus, tulge lihtsalt nagu vaatama, et mingid ainepunkti midagi ei saa, et võite lihtsalt tulla. No algus oli 40 tudengit. Tundus, et neid kõnetas see, või vähemalt mingid teemad siis nendest kõnetasid, need teemad. Järgmine kord oli juba siuke 70. No siis me ütlesime, et vaadake, et siin ainetes käib vabatahtlikult rohkem inimesi kui osades kohustuslikes ainetes, et äkki siin on midagi peidus. Arvati, ei ole ikka, et see on siuke illusioon. Nii, siis läks ajad edasi, lõpuks oli seal umbes 130-140 tudengit ja siis lõpuks saime suure vaevaga selle vaba ainesse. Ja siis, kui see vaba aines oli, sellest ainepunktide ka sai, siis muutus see väga populaarseks. Tänasel hetkel on seal nüüd selle lõppsemestril või sügissemestri oli 450 tudengit. See on ülikoolis top 1 aine. Tööskes teises aines pole nii palju tudengit. Ja tõenäoliselt järgmisel aastal me näeme tudengite arvu, mis on 500+. Nii et ma ütlen, see on nagu hea näide sellest, kui mida inimesed vajavad ja kuidas tegelikult kohati ei mõisteta, mis siis nagu see päris vajadus on. Aga mul on hea meel, et nüüd on kõik samas paadis, ülikool, tudengid, õppejõud ja mõistavad, miks seda vaja on ja üha enam sünnib sealt, tuleb nii-öelda põlvkonda, mis siis on rahatargemad ja mul on ainult nagu hea meel nende üle, sest see on midagi, mida mul kunagi kahjuks võimalik teha ei olnud. See on üks tarkusetera, mis mulle ka eraisiku rahandusest meelde jäi. Või just see, et näita enne võib-olla teinekord tasuta siis oma andeid või seda, mida sa oskad ja siis hakkavad inimesed juba päriselt ka tahtma ja selle eest maksma. Et see on väga kasulik. Ma arvan, see on suurepärane mõte. See võib-olla tundub noorele põlvkonnale praegu nagu utoopine, et miks ma oma teadmisi ja aega tasuta müün. Aga ma arvan, see on unikaalne oskus. Kui sa seda päriselt teed, siis sul on võimalik avada uksi, mida sulle muidu ei avata. Ja tausta mõttes ma võin ka öelda, et kuidas ma lõpuks siis tööle sain sealt finantskriisi ajal, oligi see, et ma läksin tasuta, ma läksin Rahandusministeeriumi avatud uste päevale, otsisin üles finantsturgude osakonna juhi Toomase ja küsisin, et kas ma võin tulla tasuta teha sulle tööd. Mitu kuud. Tasuta ma tulen lihtsalt ma teen su tööd ära. Ta ütles, et tasuta leiame ikka mingid asjad, mida vaja teha. Ja ma tegin 2 kuud tasuta tööd, mille peale mulle siis tänapäeval võib-olla noor tudeng eeldab, et ta saab siis tööle. Mulle öeldi, et meil on siin finantskriis, et me pigem inimesi koondame, me tegi juurde ei võta, et me siin tööle võtta ei saa. Aga sa muidu tegid head tööd, et ma olen nõus sulle nagu soovituskirja kirjutama. Ehk ma tegin 2 kuud tasuta tööd soovituskirja eest. Tunduda nagu päris halb diil. Aga selle soovituskirja alusel ja nüüd CV-s see kogemus oli see, mis minu hinnangul ka siis lõpuks sai otsustavaks, et audiitori assistendina tööle kandideerides, kus konkurents oli 150 inimest 5 kohale, lõpuks sai määravaks see, et mul oli vähemalt minimaalne väike töökogemus ja mul oli ka see soovituskirja olemas. Tõenäoliselt muidu ma ei oleks jalga ukse vahele saanud ja ma oleks seal nii-öelda spiraalis edasi pannud. Ja sealt edasi juba oli kõik minu teha. Et sinu soovitus tasuta vahel teha need asju, ma arvan, see on tegelikult vajalik. Ehk siis see kogemus oli just kui jälle nagu iseendasse investeerimine ja see, et sa siis tõmme CV-d ilusamaks. Aga kuidas sa samal ajal oma nagu eluga toime suutsid tulla, kui sa teed mingi osa ajast, et tasuta tööd ja kuidas sa nagu rahaliselt eraeluga toime tulid? Ma arvan, et see on siuke meie generatsiooni taak või ütleme laulu revolutsiooni põlvkonna taak, et sa lihtsalt tulid toime, sest ma saan aru, praegu seda võib-olla ongi natuke keeruline selgitada, aga sa lihtsalt elad väga säästlikult. Selleks, et võib-olla seda mõista või nooremale põlvkonna selgitada, ma arvan, mul on ka lastele väga raske seda selgitada. Aga see aeg oligi selline, kus sa pidid leidma võimalusi, kuidas sisuliselt oma kogemustega või tööga lihtsalt nagu leida vahendeid, kuidas nagu toime tulla. Taustaks lihtsalt nii palju, et ma tegelesin ka spordiga kooli ajal ja sellel ajal ei olnud perekondades kellegil väga raha, et välisreise teha. Siis mida me tegime oligi see, et me käisime kogu käsipallimeeskonnaga põldudel korjamas kive, et saada sellest vastu siis juustu, sinki ja erinevaid muid toitained, mida me võttime võistlussõitudele kaasa, mida me siis sõime. Sest kellegi polnud raha, et seal nagu, ma ei tea, McDonaldsisse minna või kuhugi. Samuti me korjasime neid purke, põhimõtteliselt taarat
selleks, et finantseerida seda sõitu ja Rootsis need Taara siis kallima hinnaga nii-öelda maha müüa. Et noh, see paneb lihtsalt konteksti selle asja, et ma saan tänapäeva noored kõik tahavad, et oleks ikkagi kõige paremad tossud ja kõige parem spordivarustus ja mina käisin aastaid nagu samade tossudega, nii kaua, kuni lihtsalt mul kasvas varvas välja sealt otsast. siis ostiti uued. Et noh, see lihtsalt oli see taust, et ma ei ütle, et nii elama peab, aga see lihtsalt selgitab seda, kuidas on võimalik nagu rasketel aegadel hakkama saada, sest tead, et noh, sa saad alati hakkama. Et tegid seda, mis sai, mis ette juhtus, kus sai natuke jälle mingi kopikad kokku? Jaa, täpselt, noh, sa leiad alati nagu võimalused, viisid ja noh, selles mõttes minu jaoks on nagu, kuidas öelda, tasuta tegemine, kui see läheb kokku nende põhimõtetega või väärtustega ja eesmärkidega, mis mul on, siis minu jaoks on see väga okei. Et selles ei ole midagi nagu, kuidas öelda, häbenemist või ma võin öelda täitsa vabalt, ma olen teinud väga palju lihttööd. Ma olen põldudel töötanud, ma olen olnud käsipallikohtunik, ma olen hotellis uksepoiss olnud, ma olen sealt saanud väga ägedaid nagu elukogemusi, mida muidu ei saa. Et kui sul ikkagi nagu keskealised mehed, naised räägivad nagu elukogemustest maailmas, noh, kus siis 18-aastane noor poiss veel ikka kuuleb, kus elu käib nagu, et ikka seal nende nii-öelda teiste käest õppides, et jah. Kui me räägime veel sinust, kui siis kunagi olid alustaja noor investor, siis mis sa ütleksid, et mis oli sinu kõige suurem viga, mis sa tol ajal tegid? Või mis on näiteks üks kõige tavalisemaid vigu, mida tänapäeva noored võib-olla oma investeerimisega teevad? Ma arvan, üks suurimaid vigu oli mõtteviis, et investeerimine teeb mind kiiresti rikkaks ja lahendab mu probleemid, ehk ma ei pea seda rasket rada käima. See on ka põhjus, miks väga paljud noored alustavad krüptost, sest nende jaoks 10% tootlus aktsiates või 7% võlakirjades või 6% kinnisvaras, noh, nad saavad aru numbritest, see ei vii neid kiiresti edasi. Aga noh, tuleb aru saada, et ei ole olemas kõrge tootlusega riskivaba instrumenti. Ehk siis risk ja tootlus käivad omavahel käsikäes, mis tähendab seda, et noh, kui sa võtad seda ülikõrget riski või ülikõrget tootlust ootad, siis see on ka seal ülikõrge risk ja need riskid kipuvad realiseerima. Ma ei olnud sellest kontseptsioonist teadlik, ma pidin seda õppima oma raha kaotuse näol ja valusal viisil. Et ma arvan, see on üks valusamaid õppetunde ja võib-olla siis soovitus ka noortele, et noh, tegelikult investeerimine ei ole see võluvits, mis teeb rikkaks teeb. Kuidas päriselt jõukust kokku aetakse, on ikkagi see, et sa oma teadmised, oskused ja kompetentsid, mis on nii unikaalsed, mida kellelgi teisel ei ole, et leia mingi viis, mida teistel ei ole. Ja vaat neid teadmisi on võimalik sul müüa väga kalli raha eest. No lihtsalt näiteks, et oleks nagu praktiline näide ka, et mitte mõttekäik, et kui mina olin tudeng, siis ma arvan, see tunni hind oli mul umbes eurodes mõõdetud 2,50. Tänasel hetkel tunni hind on mul 180 eurot. Kui sa nüüd selle protsendi välja arvutad, siis sa näed, et see on oluliselt suurem kui aktsiaturgudel teenitud tootlus. Nii et see investeering ise endasse, oma teadmistesse, oskustesse, see on see, millega seda jõukust tehakse. Eks kõige olulisem on ikkagi oma teadmistesse investeerida. Aga kui me räägime veel ikkagi raha paigutamisest eri kohtadesse, siis milliste varaklasside poole tasuks tudengina võib-olla kõige rohkem vaadata? No, ma ütleks, et eks see sõltub väga palju sellest, et mis on see riskitaluvus ja mis on eesmärk. Aga tudengina, kui sa oled töötav tudeng ja ma lähtun sellele puhtalt seisukohast, et kuidas oma rahalist jõukust suurendada. Ehk siis ma jätan igasugused emotsioonid kõrvale, et see oleks põnev ja äge ja tore ja sõpradele või sõbrannadele oleks nagu põnev rääkida nendest asjadest. Ma jätan selle kõik kõrvale, sest see on emotsioon. Ehk siis, kui sa soovid päriselt oma jõukust suurendada, siis esimesed sammud oleks see, kui sul on olemas väike meelerahufond, siis järgmised sammud ja töötava tudengina tegelikult oleks 2. ja 3. pensionisammas. Miks? Sellepärast, et seal on väga suured maksusoodustused ja seal on olemas ka instrumendid, laiapõhjalised indeksfondid, mis aitavad sul saada turu keskmise tootluse. Ja saades turu keskmist tootlust, sa oled tegelikult juba edukam kui 80% investoritest, kes arvavad, et nad on targemad, osavamad, andekamad, aga teevad vigu ja jäävad tegelikult ka selle indeksfondi tootlusele alla.
Et see on see viis, kui sa jõukust tahad suurendada. Kui sa tahad põnevust ja muid asju, no siis on muud instrumendid, et siis sa võid seda krüptot ja kõike muud proovida. Mis su arvamus krüptost on? Minu arvamus krüptost, lihtsalt taustaks ütlen kõikidele nendele, eelkõige siis vene emakeelega noormeestele, kes tavaliselt emotsionaalse diskussiooni tulemusel ütlevad, et sul saab olla krüpto osas arvamus ainult siis, kui sul on endal positsioon, siis ma ütlen ette ära neile, mul on Bitcoini, seega mul on positsioon, seega mul võib olla ka arvamus. Aga mida ma arvan krüptovaradest, arvan seda, et minu hinnangul krüptovarad, ma ei loe neid investeeringuteks, aga ma arvan, et see tehnoloogia, mis seal krüptovarade taga on see, mis on juba maailma muutnud ja mida edasi arendades tegelikult maailma muudetakse. Ehk see tehnoloogia on väga väärtuslik, et plokiahelad ja plokiahelatel rakendamine erinevate praktiliste eluliste probleemide lahendamisel. Seal ma näen väga palju väärtust, sellesse ma usun ja ma usun, et need rakendused alles nagu igapäevaelus rohkem jõuavad. Kas ma arvan, et nüüd erinevad need krüptovarad teevad nagu kiiresti jõukaks? Võttes arvesse kogu taustu, kus me praegu olen, siis minu hinnangul on tõenäoline, et enamus krüptovarasid järgmise 10–15 aasta jooksul sureb välja seetõttu, et lihtsalt tehisintellekt, kvantarvutid ja krüptograafia areneb nii kiiresti edasi, et kõik need plokiahelad, seal Bitcoin, Ethereum ja nii edasi, need lihtsalt jäävad ajale jalgu, need asendatakse palju edasi arendatumate krüptovaradega. Eks ma arvan, krüptovarad jäävad, krüptovaluutad jäävad ja sellele on roll ka majanduse ja finantssüsteemi toimimisel, aga ma arvan, et tulevad palju paremad asjad. Aga mis sa arvad, mis eristab edukat investorit ja keskpärast investorit? No lihtne vastus on see, et edukas investor suudab oma emotsioone paremini juhtida või neid mõista. Ehk siis ta ei tee mitte kõhutunde või emotsioonide peale baasil otsuseid, vaid tegelikult tal on süsteem ja põhimõtted, millel ta jääb siis kindlaks. See on see, mis nagu rahalises võtmes selle edu toob. Aga kui minna nagu rohkem süvitsi ja mõelda nagu inimtüübi või inimloomuse poole pealt, siis mida näitavad ka erinevad teadusuuringud ja teadusartiklid, mida ma ka ise siis koos Tõnni ja Tarvoga kirjutasin, on see, et edukas investor on see investor, kes suudab olla avatud oma vigade tunnistamisele ja ajas õppida. Ehk siis kui investorid, see on kuidagi nii-öelda see on ka nullpunkt, siis tavaliselt enamus investorid teevad need samu vigu kõike läbi. Aga on osad investorid, kes siis suudavad nendest vigadest õppida ja kohanduda uue olukorraga ja seeläbi jõuda nii-öelda siis sinna, kus nende tootlus suureneb. Ja on hulk investorid, kes ei õpi absoluutselt oma vigadest, teevad lihtsalt tuimalt neid vigu edasi. Nii et ma arvan, et see on see õppimiskoht on see, mis eristab edukat investorit keskpärasest investorist. Väga hea vastus. Jah, aga kuidas on aja jooksul sinu suhtumine riskidesse muutunud? Olid sa ilmselt noorena veits rohkem riskialtim? Või äkki oled hoopis nüüd rohkem riskialtim? Jah, see on muutunud. Nooremana, kuna ma ei teadvustanud riske, ma ei osanud neid riske hinnata, kalkuleerida ja konteksti panna, siis ma olin nende riskide suhtes pimedam ja seetõttu võtsin rohkem riske. Mitte sellepärast, et ma tahtsin riski rohkem võtta, vaid sellepärast, et ma ei saanud aru, mida ma teen. Nüüd, kus teadlikkus on kasvanud, siis ma ütleski niimoodi, et ma ei juhi mitte või ma ei aja taga mitte tootlust, vaid ma juhin portfellis riski. Ehk ma vaatan, milline on see riskitase, millega ma erinevates majandustsüklites olen nõus aksepteerima ja vastavalt sellele konstrueerin siis portfelli. Ja paratamatult see tähendab tänases hetkes seda, et see portfelli riskitase on ikkagi läinud madalamaks kui noorena. Sa said 2023. aastal aasta rahatarkuse õpetaja tiitli. Mul tegelikult tuleb siit 2 küsimust, et esiteks, et mis sind seal üldse motiveerib seda teemat nii kirglikult edasi viima ja jagama ja teadvustama ja kuidas sa üldse jõudsid selle mõtteni, et sa tahaksid just nagu teistele ka olla siis nagu see õpetaja rollis, kes nagu
räägib sellest, et kuidas sa selleni jõudsid ja mis sind motiveerib? Jaa. Ma ei arvanud kunagi, et must saab õpetaja. Ma pigem kooli ajal mõtlesin, et õpetajaamet kindlasti ei ole see, mida ma teha tahaks. Et see tundus natuke kauge, kuiv, natuke elust võõrdunud kohati. Täna ma vaatan muidugi õpetajaamet hoopis teise pilguga, eriti kus lastel on väga ägedad õpetajad ja ma usun, et õpetajaamet on nagu rohkem muutunud ajas. Aga mis mind motiveerib, on ikkagi see, ma arvan, siiamaani siis nii-öelda see ühe poole pealt valu, mida ma ise pidin läbi käima, nagu kuidagi nagu kurbus või kahju, et miks ühiskonnas 25 aasta jooksul mitte keegi mitte kunagi ei öelnud, kas või ühe lause, et Kristjan, on väga palju teisi võimalusi veel su elus, kui ainult see üks teekond. Ja ma arvan, mul nii kahju sellest, et ma ei teadnud, mis need võimalused on ja ma nagu tunnen, et mul nagu elust võeti ära võimalus kogeda ka teisi teekondasid. Ja mul vist, ma ei soovi, et keegi teine peaks seda teekonda sellisel viisil läbi käima. Ehk et keegi neile vähemalt mingis eluetapis ütleks, kuule, siin on see võimalus, see võimalus, see võimalus. Su elu on palju laiem kui see üks teekond. Ja see on see, mis mind on nagu toonud sinna alguses. Aga mis mind motiveerib ja motiveerib ka praegu pea 12 aastat hiljem, ikka siin ülikoolis veel loengud andma, on see, et ma näen, et inimestel on päriselt praktiline vajadus nende teadmiste järele. Ja ma ei hakka küsima, et kas see teema on see, et miks kodus ei ole räägitud või ei ole koolis räägitud. Pole minu asi, ma ei anna hinnangut. Aga ma näen, et see huvi nende teadmiste vastu on olemas ja kui see aitab inimesel teha paremaid otsuseid elus, siis ma tunnen, et minul on ka mingi roll. Ma tunnen, et mul on isegi lausa vastutus ühiskonnas, Eesti riigis see teemast rääkida. Ja ühel hetkel, kui see saab sama tavapäraseks kui hammaste pesemine või tervislik eluviis, siis see on see koht, kus ma võin rahulikult lõpetada ja öelda, et minu asi on tehtud, nüüd ma saan minna eluga edasi. Ehk siis see missioonitunne kuidagi viib sind edasi. Jah, et see suur missioonitunne ja tegelikult kuna nagu minu keel on numbrite keel, siis ma näen, et see on ka see koht, kus mul on võimalik tegeleda oma kire, oma hobiga ja kui teistele inimestele see korda läheb, et siis tegelikult see on ju suurepärane viis, kuidas oma päeva veeta. Aga kui sa nüüd kujutad ette, et su lapsed hakkavad oma iseseisvasse ellu astuma, aga sa ei saa neile mitte mingisugust rahasummat kaasa anda, aga sa saad anda ainult ühe tarkuse tera, siis mis sa ütleksid neile? Ma ütleks, et tarkuse tera oleks see, et ole lihtsalt normaalne inimene. Heatahtlik inimene. Sest ma olen ka elus näinud nii palju, nii tööalaselt kui erinevates projektides inimesi, kes nad võivad olla väga targad, nad võivad olla väga osavad, neil võib olla ka väga palju raha, aga lihtsalt on jobud. Ja tegelikult varem või hiljem elu karistab ära nad. Sest inimesed ei taha teha koostööd, kui neil on vaba valik. Sa ei saa väga tihti ülemust valida, aga sa ei taha teha inimestega koostööd, kes on jobud või pahatahtlikud või kiusavad sind või käituvad sinuga nagu pahatahtlikult. Ehk siis ma arvan, et kõik teadmised, oskused on õpitavad, aga see, et kui sa inimesena oled heatahtlik, see on midagi, mis on sinu sees. Ja varem või hiljem seda heatahtlikkust väärtustatakse. Nii et mina ütleks neile jah, et olge lihtsalt heatahtlikud, normaalsed inimesed. See oli väga, väga ilus vastus. Ja aga nüüd meil on mõned küsimused, mida me küsime igalt oma saate külaliselt. Alustame selliste quick fire küsimustega, et sa pead valima siis, kumma sa valiksid. Okay. Kas üks või teine? Jah, kas matemaatika või kirjandus? Matemaatika. Kas tiimitöö või üksinda? Tiimitöö. Teooria või praktika? Praktika. Raamat või film? Raamat. Ratsionaalsus või südamehääl? Ratsionaalsus. Kuulamine või rääkimine? Rääkimine. Ajarännak või mõtete lugemine? Ajarännak. Kas elu linnas pilvelõhkujas või üksikul saarel? Elu linnas.
tõde teada või vales õnnelik olla? Tõde teada. kas pigem mälu kustutada või aega tagasi keerata? Aega tagasi keerata. Kas riskida või mängida turvaliselt? Mängida turvaliselt. kas saladus, mida sa hoiad või tõde, mida sa kardad? See on väga sügav küsimus. No saladus, mida hoida? Kas lendamine või nähtamatuks muutumine? Nähtamatuks muutumine. Esimene samm või teine samm? Esimene. Täiuslik hetk, mis kestab minuti või keskpärane õnn igavesti? Keskpärane õnn igavesti. Ja kas teiste vigadest õppimine või omad vitsad? Reaalsus on omad vitsad. Aga mis on üks asi, mida sa enda vaimse heaolu jaoks ei jäta kunagi tegemata? Minu jaoks ülioluline uni, füüsiline liikumine ehk siis sport ja tegelikult ka regulaarne toitumine ehk siis soojad toidukorrad. Alati ei pea olema see nüüd väga tervislik, aga see peab olema. Sellised põhiasjad. Ja kas sina arvad siis, et kas tudeng peaks pigem säästma, investeerima või lihtsalt ellu jääma? Mina arvan, et tudeng peaks tegelema sellega, et suurendama sissetulekuid ja oma teadmisi. Aga kui nendest valikutest valida, siis ma arvan, et säästmine ei ole see tee tegelikult, mis õnnelikuks teeb. See on loomuvastane. Peaks ütlema, siis investeerima, et see aitab suurendada sissetulekuid. Aga kuidas sa defineerid rikkust? Minu jaoks rikkus on vabadus elada sellist elu, nagu sa ise tahad. Väga hea vastus. Ja väga ilus toon, millega lõpetada. Siin meie küsimused ja mõtted said otsa. Aitäh sulle, Kristjan, et olid täna meiega siin ja jagasid meile oma mõtteid ja tarkuseid. Ja näeme siis. Aitäh sulle. Aitäh kutsumast ja ma loodan, et nendest mõtetest midagi ka kõnets. Mul oli väga põnev vestlus igatahes. Aitäh. Aitäh.